Täna on külas naine, kellel on väga huvitav töö. Nimelt aitab ta disainereid ja brände viia inimesteni. Ma mõtlesin kaua, kuidas sinu igapäevast väga mitmekülgset eriilmelist tööd ühe lausega kokku võtta. Ning see selline seletus tundus kõige lihtsam. Tere, Katrin! Tere, Kadri! Ma arvan, et sa tegelikult said päris hästi hakkama selle kirjeldamisega, et mida ma siis moevaldkonnas teen ja kuidas ma toimetan ja mis on see lõppeesmärk. Nii et suurepäraselt tabatud. Aga mis need erinevad tegevused selleks on, et seda teha? No, ütleme siis niimoodi, et ühest vastust sellele ei ole. Tahaks küll väga sellise ühe või kahe lausega vastata, et kuidas see kõik toimib ja mis asi on moeturundus ja kuidas ikkagi potentsiaalsetele klientidele selgeks teha, milliseid brände ja miks nad peaksid endale, ma ei tahaks öelda muretsema, aga et pigem siis, et millistele brändidele nemad võiksid rohkem tähelepanu pöörata ja et mis võiks siis nende garderoobi nii-öelda jõuda. Millest nad puudust tunnevad ja mida nad ise üles ei leia? Ja mis, tänapäeval räägitakse ka hästi palju ju sellest, et kuidas tegelikult bränd või siis see ese, mida sa ostad, et see tegelikult kas või alateadlikult väljendab ju sinu enda maailmavaateid ja uskumusi. Ehk siis, et ma arvan, et eks see ole ka tänapäeval moeturunduses võti, aga rääkides siis nendest erinevatest tegevustest, et ilmselt kõige lihtsam on alustada sündmusturundusest, tundub väga glamuurne, aga tegelikult seal taga on üsna selline pikk ja vaevarikas töö. Glamuursed moeshowd, tooteesitlused, lähed ilusates riietes, huuled, punased, kohale võtad kliente vastu. 2 minutit show'd, aga selle taga on mis töö, et keegi seda väga ei näe ja ei tule selle peale, aga jah, et see on see nii-öelda lõpptulemus siis, et see show või siis kliendi üritus. Aga kindlasti sellised erinevad klassikalised PR-i võtted, et alustame siis kas või traditsioonilisest pressiteatest, isikubrändingust, et võib-olla mida me oleme aastate jooksul siin järjest rohkem tähele pannud, et tegelikult inimestele läheb väga palju korda see, et kes neid asju teevad, et kes on selle brändi taga, kes on nende asjade taga, et kes see inimene on. Ehk siis, et selles mõttes ka isiksuse bränding ja selle nii-öelda disaineri sidumine oma loominguga see on ka üsna oluline ja väga, väga tähtis. Tänapäeval ilmselt mõneks ajaks me ei saa üle ka ümber sotsiaalmeediast, mida iganes see siis tähendab, kas see tähendab siis sellest väga planeeritud koostööd mõjuisikutega või siis tähendab see sellist orgaanilist pildil olekut, et eks see sõltub ka hästi palju brändist ja brändi olemusest ja sellest, et millised on need väärtused. Aga loomulikult moeturundus laiemalt, et alustades tootearendusest, lõpetades hinnastamisega, et Eestis võib öelda, et õnneks enamik disainereid on sedavõrd tublid, et nad saavad ise selle poolega väga kenasti hakkama. Aga aeg-ajalt võib-olla lihtsalt on hea, kui on selline kõrvalseisja või siis natukene objektiivsem pilk nendele teemadele või siis lihtsalt olen inimene, kellega arutada. Mulle meeldib see tiitel ka väga hästi. Et oled inimene, kellega meeldib arutada. Eestis moedisainerid tihti pöörduvad sinu poole? Nii ja naa, et mitte ainult moedisainerid, üleüldse disainerid, tegelikult võib-olla ei peagi niimoodi jagama. Et ilmselt minu eelnevate töökogemuste tõttu ei saagi me neid toredaid loomeinimesi kuidagi väga kategoriseerida, et ma tegelen ka tootedisaineritega ja ma tegelen ka moedisaineritega. Et viimasel ajal võib-olla on seda pöördumist natukene vähem, puhtalt minu selliste väga isiklike valikute tõttu, aga samas võib vist tunnistada, et mõnes mõttes on see isegi mõnus, sellepärast et ma saan ise väga täpselt valida, et kellega ma siis koostööd teen ja aastate jooksul on ikkagi välja kujunenud, tuleb tunnistada lemmikbrändid, lemmikdisainerid, et kellega
pigem see suhe ei olegi võib-olla enam niivõrd tööalane ja professionaalne, aga see on segunenud ka sellise eraelulise sõprussuhtega, et vahemärkus, Katrin töötab väga kaua ka minu brändi heaks. no jaa, aga sa ei saa nüüd praegu seda väga viisakalt ja väga ilusti. Ma ütlen kohe ausalt kuulajale välja, nii see on. Tõesti. Ma mõtlesin, et sa hakkad nüüd eitama, et ei, et meil on siin ainult tööalased suhted, et tahaks loota, et meie pikaajalisel suhtlemisel on ka siin teised sõprussuhted. jah, sõprussuhete laadsed tagajärjed. Aga kuidas, kui sa töötad näiteks mõne disaineriga, ütleme mõne väiksema Eesti disaineriga või siis hoopis mõne brändiga siit Skandinaaviast või näiteks Poolast või kuskilt, mis vahe seal on? Et kui on selline suurem bränd või selline väike ühel isikul põhinev disainerbränd, kuidas, kas seal on vahet või tegelikult väga ei ole vahet? Ütleme siis nii, oleme nüüd üdini ausad, et ma arvan, et umbes 4 aastat tagasi, kui ma ei olnud veel väga tihedalt rahvusvaheliste brändidega koostööd teinud, siis ma arvasin, et asi on ikkagi selles suuruses ja kui suured on su eelarved ja sellest sõltub, mida turunduses tehakse ja nii edasi. Aga praegusel hetkel ma siiski julgen väita, et tegelikult on ka Eesti disainerid väga tublid, et selliseid segadushetki ja valesid käike tehakse ka väga suurtes ja rahvusvahelistes brändides ja ka seal on väga palju katsetamist turundusega. Lihtsalt see ongi see, et võib-olla tänu suurtele eelarvetele nad saavad lubada endale ka selliseid suuremaid eksitusi või siis valeotsuseid, et mis ei pruugi alati tuua väga traagilisi või drastilisi tagajärgi, ehk siis, et suurfirmad ei pruugi tänu nendele eksitustele või apsudele väga olulisel määral rahast kaotada, aga siiski, et ma ilmselt pean tunnistama, et ega seal nagu väga suurt vahet ei ole ja et aastate jooksul ma olen teinud väga suuri silmi, kui ma olen aru saanud, kuidas mingisugused suured rahvusvahelised brändid toimetavad ja kuidas nad otsuseid vastu võtavad või siis ei võta. Et eks seal nii-öelda nendes suurtes korporatsioonides tekivad need apsakad või siis vead või siis valed otsused aeg-ajalt ka tänu sisekommunikatsioonile või siis pigem selle puudumisele, aga rääkides ka välisturgudele sisenemisest, et ilmselgelt ka alati ei tea suurfirmad, et mida neid välisturul ootab. Ehk siis, et tehakse nii, nagu arvatakse, et on kõige parem, aga kui jääb mingisugune pisike detail 2 silma vahele, et siis ei lähegi nii hästi, kui on eeldatud. Et selle koha pealt et ma arvan, et Eesti disainerid on üsna tublid ja lihtsalt me räägimegi praegusel hetkel, ma arvan, sellisest turunduse eelarve mahu vahest, et kellel on rohkem võimalusi ja kes peab lihtsalt olema natuke nutikas ja mõtlema, et kuidas väiksemate vahenditega saavutada võimalikult suurt efekti. Samas väikse sellise ühe disaineri ettevõtte, ma ei oska öelda ühe disaineri, tegelikult see on nii ja naa, et disainerid töötavad ka tiimides, aga need on nagu vähem selles ühes ettevõttes, et ilmselt seal see kommunikatsiooni kaduma minemine on nagu väiksem tõenäosus kui suures ettevõttes, et seal disainer edastab otse juba selle vajamineva loovjuhile või siis sulle, kui ta sinuga koostööd teeb, et suur ettevõtetes lihtsalt on neid otsustajaid või vahelülisid nii palju, et seal tahes-tahtmata võib selline väikene infomüra või siis info moondumine tekkida, et Eestis ma praegu hakkasin mõtlema, et kas on üleüldse sellist kommunikatsioonihäiret tulnud, et väga suurt ilmselt mitte. Et pigem ongi see, et Eestis saab inimestega vahetult suhelda ja midagi ei lähe ka tõlkes kaduma ja mis on veel oluline, et tegelikult see kultuuriline ja ühiskondlik taust, et see on ikkagi disaineritega enamasti sama. Et kui me räägime suurkorporatsioonidest, et siis juba see
kultuuriline eripära mängib aeg-ajalt nii palju rolli, et juba sealt võivad tekkida sellised käärid ja täpselt, just. Sa ütlesid enne, et tegelikult see, kuidas jõuda kliendini, et selleks on väga palju erinevaid viise. No näiteks erinevad moeshow'd, tooteesitlused, artiklid, ajakirjades, tegelikult sa ju kõigega tegeled, on ju? Suuremal, vähemal määral tõsi ta on. Ja või kui siis on mingi lõik, mis pole päris sinu teema, siis see lõigetakse või suunatakse edasi. Aga põhimõtteliselt sa oled nagu kõigiga kuskilt otsapidi seotud. Jaa, vastab tõele. Mida sulle kõige rohkem meeldib teha? Mis on nagu selline meelis, kuna ma tean, et minu brändi juures oled sa olnud aeg-ajalt seotud moeshow'de korraldamisega, küll me oleme korraldanud erinevaid tooteesitlusi ja kliendiõhtuid, samas tihti on vaja üle vaadata minu erinevaid kirjatükke ja soperdisi. Ei ole soperdised, ei. Mis sulle meeldib kõige rohkem, milline lõik sellest enda tööst? Ma arvan, et see sõltub hästi palju taustsüsteemist, et ma kindlasti olen see inimene, kellele neid pressiteateid ja nupukesi, et ma arvan, et nende osas ma olen ilmselt suhteliselt kiire ja kui on algidee olemas, et siis selline toimetamine ja võib-olla vürtsi lisamine või siis selle huvipakkuva sõnastuse väljakirjutamine, selgemaks kirjutamine, et see on kindlasti see, et mis tahaks öelda, et on minu tugevus, aga tegelikult, kuna ma olen, ma ei tea, kas siin on nüüd paslik rääkida horoskoobist ja tähemärkidest, aga et kuna ma olen kaksikud, siis minus on isegi mitte 2 erinevat inimest, vaid 5 ja need 5 isiksust tahavad aeg-ajalt teha erinevaid asju, et siis kui ma mõnikord tunnen, et ma olen näiteks ürituste korraldamisest väsinud, siis mingi aja pärast ma tunnen, et ma tahaks sellist aktsiooni ja ma tahan jälle seda adrenaliini ja seda kõike tunda. Seda, kus natuke hakkab midagi käest libisema ja siis jälle sa suudad päästa. Seda, et kuidas ma olen aeg-ajalt võib-olla isegi hirmutavalt konkreetne, et ma tean, et mul on seda lava taga öeldud, et ma olen hoiatanud erinevaid inimesi ette, et kui läheb selliseks paar minutit enne lavashow'd, see on väga hea omadus, eriti enne Kuldnoela show'd, see oli väga hea omadus. Aga ma tean, et osad inimesed on selle peale ära ehmunud ja siis nad on öelnud mulle, et pärast, et oi, see oli tore, et sa ette hoiatasid, et sa olid nagu hoopis teine inimene, kui sa seal niimoodi jäise häälega kamandasid, aga lihtsalt minus lööb välja võib-olla tõesti selline konkreetsem pool, et ma tahan, et igaüks saaks aru, mis hetkel ja kus ta peab tegema või kus ta peab istuma, astuma ja olema. Ja selles mõttes, et jah, et mõnikord ma tunnen sellest puudust. Aga aeg-ajalt mulle meeldib pigem ikkagi kirjutada, et selline loovam töö on ka tore, aga eks ma mõnes mõttes tahaks veel enda kuidagi ampluaad laiendada, et teha nagu veel mingisuguseid asju. Et ilmselgelt ma kunagi moedisaineriks ei hakka ega aksessuaaridisaineriks, et sinna ma ei pügi, aga et võib-olla ongi, et puhtalt kas või mingi sotsiaalmeedia sisu loomise mõttes, et et kuna ma olen käinud tõesti algajate fotograafia kursusel ja mulle endale meeldis, aga ma arvan, et ma ei ole nii andekas ja mul ei ole seda tehnikat, et ma ei suuda toota kindlasti sellist väga kvaliteetset nagu mingit printreklaami või printfotot, aga võib-olla ma saan kellelegi kasulik olla sotsiaalmeedias. Ja ma ütlen vahemärkusena, et kui te vaatate minu Instagrami, siis te leiate sealt inspiratsioonifotod, mis on kõik Katrini loodud. Kuna sul on selline töö, mis on hüppab ühest kohast teise, ühelt teemalt teise, ühest asukohast teise, kas sa vajad siis üldse midagi nagu sellist, et mis sa vajad üldse lõõgastumiseks või mida sa teed, kui sa tööd ei tee? Magad?
Magan ma kindlasti, et nagu ma olen aru saanud, siis pigem minu uni sarnaneb talveunes karuunele, sellepärast et ma tegelikult heal meelel magan 8-9 tundi. Ma tean seda, et minu nooremad kolleegid ütlevad, et nende jaoks on 6 tunnist ka täiesti piisav ja nad saavad sellega hakkama, aga ei, minul juba kell 9 õhtul tuleb uni peale ja mida pimedamaks lähevad. Appi, mis kell sa ärkad siis? Sõltub päevast, et tegelikult et see oli hea küsimus, siin on oma põhjus, miks ma nii vara tahan magama minna, et üks asi on jah see, et mida lühemaks lähevad päevad, siis ma tõesti tunnengi ennast nagu see talveunne vajuv laiskloom, et kes tahaks pigem nagu teki all rullida ja õhtuti mõnusat raamatut lugeda ja siis heade mõtetega tuttu jääda, aga ma käin ka hommikuti trennis, mis tähendab seda, et ma ärkan umbes 5:30 paiku, siis pudin bussi peale ja sealt edasi siis juba trenni. Et kui ma paar aastat tagasi arvasin, et kõik need inimesed, kes hommikuti trennis käivad, on natukene segased või et nende elus on midagi nagu väga sassis, et siis ma kahjuks või õnneks pean tunnistama, et ma olen nüüd ise jõudnud samasse kohta oma elus. Aga et see selline hommikune pingutus, et see on hästi hea algus minu päevale ja samas on see, et kuna ma hommikul juba teen sellise meeletu füüsilise pingutuse, siis ma lihtsalt väsin päeva lõpus varem ära. Aga muidu ma käin CrossFitis, nii et ma tervitan Tallinn CrossFiti toredaid treenereid. Lehvitan ka. Ma tegelikult saan täiesti aru, millest sa räägid, kuigi ma pean ütlema, CrossFitiga mina ei tegele, aga ma saan selles mõttes aru, et vahepeal tuleb tõesti tegeleda, kas või jalutamisega, kas või 3 kilomeetrit sellist kiiret kõndi aitab mõtteid puhastada ja see tegelikult annab nagu nii palju juurde, et kui sa ennast kehaliselt liigutad ja vahepeal ei tegele tööga. Ma noogutan praegu. Noogutad praegu? Jaa. Ehk siis et tegelikult sellised pausid on väga head, trennipausid on väga head, eriti siis, kui on hästi pingeline periood, sellepärast, et reaalselt kui ma teen trenni, siis ma ei mõtle mingisugustele töistele asjadele. Aga samas et mis mind aitab veel kindlasti lõõgastada, on see, et mulle tegelikult väga meeldib looduses olla ja maal olla. Ehk siis, et ma taaskord olen natukene nagu lõhki rebitud või 2 rebitud oma elukoha ja asukoha eelistuste mõttes, et ma samas nagu hindan seda linnaelu ja seda kultuuri, mida kas siis mingis mõttes Tallinn pakub või siis isegi suurlinnad pakuvad, aga teistpidi alati, kui ma istun bussi peale, mis viib mind mu vanemate koju, siis ma olen maailma kõige õnnelikum inimene, sellepärast, et ma tean, et seal on hea, rahulik, mõnus, seal ei ole seda linnakära, seal ei ole seda valgusreostust, ma tunnen ennast lihtsalt seal metsade vahel väga-väga hästi. Ehk siis, et siin ongi see, et sõltub hästi palju sellest, mis mu elus parajasti toimub, kui intensiivne see elutempo on, et vastavalt sellele ma siis kas tahan olla natuke rohkem linnakeskkonnas, kultuuri sees, natuke rohkem töine, või siis ongi see, et kui ma tahan ennast täiesti välja lülitada, et siis ma tegelikult ikkagi põgenen ära ja täpselt samamoodi ma käingi jalutamas ja mul on üks väga eriline koht oma vanemate kodu lähedal metsas, kus ma reaalselt lähen ja istungi kännu otsas ja ma olen seal näinud loomi ja rebaseid ja sokukesi ja mul on oma öökull seal, nii et selles mõttes selline idülliline koht ja väga eriline koht minu jaoks. See vanemate kodu on sul Põlvas. Jah. Ja tegelikult oled sa ka Põlvast pärit. Jah. Täitsa maatüdruk tulnud Tallinnasse. Räägi, kuidas sa üldse jõudsid selleni, mida sa praegu teed? Või kuidas on sinu kasvamise või arenemise lugu? Milline see on? Ma jõudsin üsna suure ringiga, sest et ja kui ma elasin Põlva lähedal veel maal, isegi mitte päris Põlva linnas, vaid Põlva lähedal maal metsas, et siis tegelikult mulle juba kooli ajal selline moeteema pakkus huvi, aga ma ei näinud ennast mitte kunagi tõepoolest disainerina või jumala eest ka mitte modellina, sest mul ei ole selleks piisavalt pikki jalgu. Kahjuks või õnneks, aga mulle kuidagi meeldis lugeda nii disainerite elulugusid, ma sirvisin moe ajakirju,
oli huvitav teada, et kes kuidas mõtleb, kui ta midagi loob, miks ta seda teeb. Aga ma moe juurde kohe ei jõudnud, et ma läksin hoopiski pärast keskkooli Tartusse, kus ma õppisin reklaamindust ja turundust ja kuna üks minu õppejõud ütles umbes teise kursuse lõpus, kui tuli valida enda pea- ja kõrvalaine, siis üks õppejõud ütles, et need reklaamiinimesed, need on kogu aeg peapilvedes, need ei saa rahast üldse mitte midagi aru. Siis ma otsustasin, et okei, selge, ma lähen õpin siis pangandust ja finantsi ka veel. Ehk siis, et minu peaaine oli reklaamindus, turundus ja siis kõrvalaine oli pangandus. Ja pärast seda ma olen tegelikult turunduses olnud otsapidi kogu aeg. Vahepeal tegin ma väikse põike turismiturundusse ja ma elasin natuke aega ka Horvaatias, aga siis ma tulin Eestisse tagasi, ma elasin Pärnus, ma olin täiesti kindel, et ma Tallinnasse mitte kunagi ei koli, et Tallinn on selline kõle ja hall linn ja pole mõtet, et Eestis saab teistmoodigi asju ajada, aga kuidagi ma see ikkagi sattusin ja ma arvan, et umbes 8-9 aastat tagasi ma tegelikult ma olen väga õnnelik, et mul see kogemus on, et ma sattusin turundusjuhiks Tallinna loomeinkubaatorisse, kus ma ka sinuga tutvusin. Ja nüüd tahtsingi selleni jõuda, et kui sa tulid Tallinnasse, tegelikult siis me tutvusime ja me tegelikult tulime Tallinnasse ühel ajal. Kusjuures ma olin natukene varem, aga ma töötasin hoopis teises kohas ja hoopis teises valdkonnas, mis oli ka väga hea kogemus. Ma töötasin ööklubis. Ja ööklubis tegelesid ka turundusega ja sellest me ei räägi. Sellest me ei räägi. Ja kui ööklubi jääb öiste saadeti. Kõik, mis juhtus selles ööklubis, jääb ööklubi seinte vahele. Räägime nüüd sellest loomeinkubaatorist. Räägime loomeinkubaatorist. Seal me saime tuttavaks. Ja tegelikult sellest ajast alates ju jäidki sina mulle selliseks toeks, et kui aeg-ajalt on mingi selline SOS, siis ma olen helistanud, kirjutanud. Mis on väga tore. Ja tegelikult on alati kuidagi mingi väljapääs leidunud, et ma ei mäletagi nagu ühtegi korda, kus oleks olnud midagi väga krahhiga lõppenud tõesti. Võib-olla ma olen halvad asjad ära unustanud, aga mul ei tule meelde. Mul on üks lugu küll või ma mäletan küll selles mõttes, et selge on see, et kui korraldatakse erinevaid üritusi, siis juhtub igasuguseid asju. Ja ma mäletan ühte korda, ühte show'd, mis oli ka ühe ööklubi kõrval kangi all ja seda kangi alust oli kasutatud öösel tualetina. Ja järgmisel päeval pidi seal olema minu show, aga see haises kohutavalt ja siis tookord seal sai kasutatud hästi palju küünlaid ja meeste tualettvett, sellist tugeva lõhnalist. Et millised ootamatused sinu korraldatud üritustel on või kas sul tuleb meelde see ei pea üldse olema seotud nagu mingi üritusega, mis me oleme koos teinud? Et mis on juhtunud või mis on olnud sellist kõige ootamatused ja kuidas see on ära lahenenud või ei olegi lahenenud? Lahendus on ühel või teisel moel ikkagi alati leitud, aga ma arvan, et kõige drastilisem näide oli see, et kui me korraldasime uue kollektsiooni esitlusüritust ja siis ma ei teagi, kas ma tohin sellest rääkida või mitte, vaat see on see ärisaladus, aga ma võin öelda seda, et selleks planeerimisega läks selles mõttes natuke nihu, et kuna meie selline vastaspool oli natukene hajameelne, siis kutsuti külalised valele päevale. Valele päevale? Nii, ja kuidas te lahendasite sellele? Ei mis seal siis ikka, et eks siis õnneks ei selgunud samal päeval, vaid natuke varem, nii et me suutsime siiski selle olukorra kuidagi keegi valel päeval kohale ei tulnud? Ei tulnud. Aga seda on küll juhtunud, et me oleme reaalselt korraldanud ürituse, meil on kuupäev paigas ja tegelikult kõik korralduslikult ongi paigas ja sujub hästi, aga lihtsalt külalised ise on päev varem tulnud kohale. Täiesti nagu kogemata, et seda on ka tegelikult minul juhtunud korra ja et see on inimlik eksitus, et ma saan sellest
täiesti aru. Ja isegi mõnikord, kui üritus läheb väga-väga hästi, nagu ma mäletan meie esimest koostööd, mäletad, mis see oli? Ei. Mina küll mäletan, Komeedikohvikus oli moeshow. Jaa, ja seal jaa. oli, see oli selles mõttes täiesti eriline, et minu jaoks oli see esimene selline avalik esitlus ja ma ei osanud absoluutselt arvata, palju sinna inimesi tuli. Ja sinna tuli nii palju inimesi, et tegelikult show'd ei olnud võimalik teha. Ja lihtsalt modellid ei mahtunud reaalselt käima läbi inimeste. Just. Ja... Selles mõttes oli see positiivne üllatus, et ka mina ei oodanud, et sinna tuleb nii palju inimesi, aga ometigi näed, kohale nad tulid ja et see oli päris vahva kogemus tegelikult tõesti. Ja ma mäletan, et modellid käisid nii, et vist hoidsid kotte kuidagi pea kohal vahepeal ja tõstsid neid üles, et oleks midagigi näha. Just. Ja me pidime tellima juurde vahuveini, ilmselt veel midagi, sest et me arvan, ei olnud absoluutselt arvestanud ja. Sellega, sest et kõik, külalisi tuli ikka kordades rohkem, kui me olime oodanud. Põhimõtteliselt tulid kohale kõik, keda me kutsusime. Vaat siin ongi jälle see sündmuste korraldamisel on päris huvitav omapära, et kui öeldakse, et tavaliselt kutsututest tuleb kohale umbes 20%. See on suhteliselt väike protsent. Ja, aga see on selline nagu keskmine ja nagu välja kujunenud, aga ma olen korraldanud ka üritusi, kus reaalselt ongi kohale tulnud 90% inimesi. Ja isegi kui sa eelnevalt palud neil teada anda, et palun anna teada, et kas sa tuled või mitte, et siis kiire elutempo, inimestel läheb meelest ära, tulevad uued asjad peale. Et isegi kui sa teed sellise nagu meeldetuletuse, siis väga paljud ei reageeri. Et ja loomulikult ongi elutempo, ma saan aru, aga et kui sul on piiratud ruum, sul on piiratud ressursid ja sul ei mahu näiteks füüsiliselt ruumi nii palju inimesi või sa oled arvestanud teatud suupistete kogusega, siis mõnes mõttes on ju tore, kui kõik tulevad kohale, aga mõnes mõttes ongi see, et kuidas sa siis nagu lahendad, et sa pead kiiresti reageerima. Muud ei olegi. Et väljapääsmatuid olukordi tegelikult ei ole. Ei ole, muidugi tuleb ise olla loo. Aga milliste brändide ja disaineritega koostöö kõige huvitavam on? Nii keeruline küsimus. No jaa, ikka. Kas saad sinu nimetada ka mõne disaineri? Muidugi, jaa. Ei, absoluutselt. Ei, ma absoluutselt ei pressi välja seda. Aga et kas sul on nagu mõni kogemus, kellega on olnud nagu hästi huvitav olnud midagi teha või teistmoodi? Mulle tegelikult meeldib teha koostööd nende brändidega, kes ise ka saavad aru, mida nad teevad ja miks nad teevad ja neil on julgus katsetada. Ja nad teevad seda täiesti teadlikult, et selles mõttes, et kunagi ei minda ehku peale välja, aga samas on see, et kui on sellised loovad ideed ja võib-olla natukene hullumeelsem või siis mitte nii konservatiivne lähenemine, et siis see on alati tore ja põnev olnud. Ma isegi ei oska niimoodi peale sinu kedagi niimoodi nagu välja tuua ekstra. Aga ja on mõned brändid, kellega ma ei ole koostööd teinud, aga keda ma ise jälgin ja kes mulle tunduvad kuidagi põnevad ja sellised südamelähedased, et kui ma peaks ennast mõne brändiga kunagi tulevikus siduma, et siis need paar tükki on mul kuidagi silma jäänud küll. Aga ja, et pigem on see, et sellel brändil peab olema iseloom. Samas isegi kui selles iseloomus on natukene sellist võib-olla arrogantsust, siis ei tohi olla selline pahatahtlik või nagu vastikult, jah, täpselt, et üleolev selline ütleme siis, et ülbus ikkagi. Et kohe, kui ma märkan, et kas brändi väärtustes või ka inimestes, kellega ma peaksin koostööd tegema, et kui ma neid omadusi märkan, siis ma tegelikult hea meelega taandun. Et aga ja, et võib-olla ka sellised mingid kunstilisemad projektid on ägedamad, et mõeldagi raamist välja. Et ja, et alati on, moeturunduses on alati mingisugused klassikalised võtted ja nõksud, mis enamasti toimivad või siis on vähemalt möödanikus toiminud.
et tänapäeval ju maailm muutub nii kiiresti, et võib-olla mingil hetkel need klassikalised tööriistad ei ole ka nii efektiivsed enam, aga jah, et kui saab kas või aeg-ajalt kuidagi mõelda sellest kastikesest välja. Ma tegelikult tahtsingi sinna jõuda, et asju saab korraldada väga traditsiooniliselt, nii nagu alati on tehtud ja selles ei ole absoluutselt mitte midagi vale, aga kui teha asju natuke teistmoodi, mõelda midagi uut, see tundub nagu hästi lihtne, et mis see siis on, teha midagi teistmoodi. Kus sa ideid saad ja kuidas sa ideid kogud? No eks ka minul on aeg-ajalt perioodid, kus ma tunnen, et mu pea on absoluutselt tühi, aga kust ma ammutan inspiratsiooni, et tegelikult ma üritan ikkagi jälgida, et mis toimub mujal maailmas. Sest teatud trendid, mis tärkavad või on kasvavad mujal maailmas, et nad jõuavad mingil hetkel Eestisse ühel või teisel moel ja nii-öelda erineva, kasutame siis sõna, et mõjuvõimuga, et mõned trendid on sellised, mis lähevad Eestist läbi kuidagi väga kiiresti, aga mõned on sellised, mis on tõesti nagu võimsad ja kõik märkavad ja kõik tahavad korraga ühte ja sama moodi asju teha. Et tead, et ma ikkagi jälgin üsna süstemaatiliselt, et mis mujal moemaailmas toimub. Et mitte, et me tahaks ideid varastada, seda kindlasti mitte, aga ikkagi mingisugustest ägedalt tehtud, ma ei tea, kas kampaaniatest või üritustest, et sealt on alati midagi õppida ja vaadata, kuidas keegi midagi teeb. Ja teistpidi jälle üleüldiselt, et vaadata, et milline on see ühiskonna ja inimeste meelsus, mis võiksid olla need nii-öelda tulevikutrendid, ehk siis, et ma ikkagi loen aeg-ajalt ka trendiraporteid. Et mitte küll neid kõige kallemaid ja kõige mahukamaid, aga siiski, et ma üritan natukene koguda infot selle kohta, et mis võiks järgmistel hooaegadel või järgmisel aastal moes olla ja seda mitte sõna otseses mõttes moes, et mida inimesed kannavad, vaid ka oma elustiili mõttes, et mis on need järgmised ägedad, ma ei tea, kas või vidinad, et mida hakatakse kasutama või mis on see mingi järgmine äge tehnoloogiline lahendus või äpp, mida sellised noored ja popid ja nooruse osas ma mõtlen, et mitte siis nagu vanuse mõttes noored, aga pigem nagu vaimu mõttes noored, et mida nad kasutavad ja mis neid nii-öelda erutab ja mis neile korda läheb. Aga mis võiks olla, kui me võtame praeguse ajahetke, mis võiks olla selline uus trend, et kas Instagram on juba eilne päev? Ja nii, mis järgmiseks? Ma arvan, ei ole veel. Sotsiaalmeedikud nüüd kõik raputavad pead ja ütlevad, issverda ei tea mitte midagi sellest, mis toimub, aga jah, et ma natuke arvan, et tegelikult see selline Instagramindus ja sotsiaalmeedia on, midagi juhtub sellega üsna pea, sellepärast, et ega ilmaasjata ilmu juba artiklid ja et kui meil varem olid influencerid, siis nüüd meil on unfluencerid. Ma arvan, et seda sõna vist veel eesti keeles ei ole. Et kui siin hiljuti tuli kasutusele sõna suunamudijad, siis võib-olla siis nagu et teises suunas mudijad või ühesõnaga, et minu jaoks on ikkagi küsimus see, et kuivõrd see sotsiaalmeedia tegelikult meie ostuotsuseid mõjutab, kes meid mõjutab ja kuidas ta mõjutab ja kas need senised näiteks Instagrami strateegiad ja koostööd ja et kas ja millistest neist tegelikult siis kasu on. Et ja loomulikult, et rääkides sellest me peame ju nii-öelda selgeks tegema või endale aru andma, et mis meie eesmärk on, et kas me tahame lihtsalt kasvatada brändi tuntust, tahame me imagoloogiliselt kuhugi teisele positsioonile jõuda või siis kui me tahame müüa, siis tegelikult need kõik eeldavad erinevaid lähenemisi. Aga mis mulle siiski tundub, et on juhtumas, ongi see, et inimesed väärtustavad ehedust rohkem.
Ja võib-olla jah, et me räägime siin a la keskkonnasõbralikust toidust ja me räägime siin jätkusuutlikust moest, aga ehedust ka selles mõttes, et ma ei tea, võib-olla ma kuulan ka sinna keskealiste generatsiooni, kes on tõesti väsinud sotsiaalmeediast, aga minu tutvusringkonnas väga paljud inimesed on loobunud Instagramist, on loobunud Facebookist, jah, nad kasutavad Messengeri või nagu mingisuguseid muid suhtluskanaleid lihtsalt sellepärast, et kiiresti võib-olla mingisugune tekst tippida ja see teele kiiresti saata, aga samas on ka väga palju inimesi, kes on ka juba sellest loobunud ja ütlevadki, et kui sa tahad minuga suhelda, siis minu telefoninumber on siin, palun helista. Et seda kuidagi seda inimlikku suhtlemist ja lähedust on jäänud oluliselt vähemaks. Ja ma ei saa öelda, et see oleks tore või hea või kuidagi meile kui ühiskonnale hästi mõjuks, sellepärast et ma jään praegu statistiliste numbrite osas võlgu, aga kuna ma jälgin päris palju Briti meediat, siis Briti moe ajakirjades on ka väga palju sellest räägitud, kuidas tegelikult üksildasi ja üksikuid inimesi on praegusel hetkel rohkem kui kunagi varem ja kuna sa saad oma tööd teha kodust, nii-öelda arvuti teel, sa saad suhelda oma sõpradega kus iganes, et siis inimesed mõnikord ei suhtle nädalate viisi teiste inimestega, sest poes on iseteeninduskassad ka veel. Ja tegelikult see meie vaimsele tervisele ei mõju väga hästi, seda enam, et kui sa tõesti oledki see üksik või üksildane või üksinda elav inimene ja siis sa rullid ja vaatad, kuidas Instagramis kõigil on peod ja sõbrad ja kõik on fantastiline, et tahes või tahtmata, kas sa usud või ei usu seda, aga võrdlema sa ju kipud ja ma arvan, et see ei ole tegelikult tore, et pigem peaksid inimesed ikkagi mõtlema selle peale, et kuidas nad on ise täisväärtuslikud ja täpselt see nii-öelda ehe suhtlemine ja lugupidamine ka võib-olla üksteisest. Samas jälle, kui soovida kiiresti edastada infot, mõtlen, et tõesti sõpradega ma suhtlen Messengeri kaudu, aga mina kui disainer, mina kui brändiomanik tahan nüüd tutvustada või näidata maailmale maailmale uut kotimudelit näiteks, siis minu jaoks on ikkagi kõige lihtsam viis teha seda läbi sotsiaalmeedia. Tõsi. Ja kõige soodsam selles mõttes, et kuidas muidu ma seda saaksin teha. Aga ma arvan, et siin tulebki valida ka selline hea strateegia, ehk siis, et sa pead rääkima nende inimestega niimoodi, et nad ei tunneks tüdimust ja et nad ei tunneks ennast kuidagi võib-olla isegi nagu alaväärsena või et nad suudaksid pigem nagu samastuda, ehk siis, et mida ma ka eelnevalt mainisin, et väärtused ja et see kõik oleks ehe, et need väärtused kuvaksid sealt alati välja või läbi. Ja loomulikult, et tegelikult peab see sisuga piisavalt huvipakku olema, et sa tahaksid teada ja jälgida, et mis siis selle disaineri stuudios toimib või et kuidas näiteks kollektsiooni luuakse või mis ongi siis see uus kollektsioon. Et see on selline sisuloome küsimus. Et eks selles mõttes, et minu jaoks on ka ikkagi küsimus, et mis siis saab pärast Instagrami. Et siin tuli ju hiljuti uudis, et ka Facebook kaotab oma pöial ülespidi likeid ära, et ma arvan, et see sotsiaalmeedia maastik muutub, aga mul kindlasti ei ole mingisugust geniaalset vastust, et mis siis nüüd edasi saab. Mis järgmisena tuleb? Ühesõnaga ma ei saa sult nagu seda vastust nagu mitte kuidagi, et ma lootsin, et ma saan mingi hea sellise kommi siit või triki, et kuhu hakata järgisena panust. Kui see kusagilt hakkab paistma, et siis ma kutsun su uuesti. See anna märku. Aga et kuna sa küsisid, et kas Instagram on eilne päev, et siis sa arvad, ma arvan, et ta ikkagi vaikselt kuhugi sinna eilse poole veereb vaikselt. Ma selles mõttes olen sinuga nagu hästi ühel meelel, et see suhtlemine inimeste vahel on jäänud hästi väheseks ja mul lihtsalt selline väike paralleel, mul õnnestus suvel
viibida olukorras, kus ilma telefonita pidid olema ühes ruumis 1000 inimest. Ja mul on sealt nüüd päris palju sõpru. Et inimesed hakkasid omavahel rääkima, ma arvan, selleks kulus 15 minutit. Ja see kestis mitu päeva, selline olukord. Ja ma tean teisigi inimesi, kes olid minuga samas situatsioonis. See oli väga-väga värskendav vaheldus ja kogemus. Ma arvan, et neid filmivõtteid peaks tihedamini vist Eestisse tulema. Aga ühe ürituse korraldamise taga on tegelikult kui näiteks meie korraldame üritust, siis tavaliselt see näeb välja nii, et mina tulen oma ideega, siis räägin sulle, siis sina pakud välja enda ideed ja siis tegelikult ju tiim läheb suuremaks. Et päris kahekesi sellised väiksemad üritused me siiski oleme ka kahekesi teinud, aga ütleme suure sellise moeshow puhul päris kahekesi hakkama ei saa. Või saab? See läheb keeruliseks, et ma arvan, et kõigi tervise, vaimse ja füüsilise tervise huvides on mõistlikum, kui on ikkagi tegelikult tiim. Ja ülesanded ongi jaotatud, vastutusvaldkonnad on jaotatud ja kõige toredam on veel see, kui kõik peavad kinni ajaplaanist, tegevusplaanist ja saavad tegelikult aru, et miks nad seal abis või siis korraldamas üleüldsegi on. Et loomulikult, kui me räägime siin moeshowst, et modellid, millised või kes iganes need on, et neid on vaja, samamoodi on ju tarvis taustajõudu, et kõige klassikalisemas mõttes juuksurid, meikarid, lihtsalt assistendid, kes juhatavad inimesi siia-sinna poole, stilistid, ka selles mõttes abitööjõud, kui on vaja näiteks riideid triikida või siis neid kuhugi poodi vahepeal joosta. Ja täpselt, et avastatakse, et oi, et kellelgi on katki või kinganumber on vahepeal pesuvärv on vale. Jah, mis iganes, et taala, et kingad ei mahu jalga või siis on liiga suured või siis pesuvärv on vale või siis mida iganes võib nagu ette tulla. Et loomulikult hea oleks, kui eeltöö on nii perfektselt tehtud, et seda ei juhtu, aga me oleme inimesed kõigest, nii et inimlikud eksimused on, ma arvan, et need on suhteliselt alati sisse kirjutatud ühel või teisel moel. Aga siis täpselt samamoodi fotograafid, tehnikainimesed, kuidas iganes sa seda moeshow'd või siis ka tooteesitlust lahendad, et kas sul on vaja seal valgustehnikat, helitehnikat, on sul vaja seal mingisugust meelelahutuslikku aspekti, mis iganes see siis on, et on see DJ, laulja või teed kõige traditsioonilisemad moeshow'd, et see on ju valiku ja tegelikult ka brändi olemuse küsimus. Aga teha seda kõike üksinda või ka kahekesi, ma arvan, et see on päris hullumeelne ettevõtmine, et kõigele lisaks sul on ka tarvis neid külalisi ja külalisi võiks ju keegi ka tõesti vastu võtta, tervitada, juhendada. Sest et ka disainer on ilmselt sellises rollis, kus ta jookseb natuke ühest kohast teise, kuigi me oleme suutnud ka paar korda selle lahendada nii, kus ma olen saanud olla lihtsalt nii, et ma ei pea mõtlema mitte millegi peale ja saan rahulikult külalistega suhelda. Et ega formaate on ju meil erinevaid olnud, et me oleme ju teinud ka grillpeo lõppkokkuvõttes, mis oli väga vahva. Küll juulikuus ja sadas lund sellel päeval. Villase mantliga grillisime. Aga siiski see oli üks ära ütlemata tore üritus. Et selles mõttes ma olen sinuga nõus, et ka sellisel väikesel minusugusel disaineril, Eesti disaineril, tegelikult see tiim kasvab nagu päris suureks, et see, kes sinna külla tuleb, tihti isegi ei märka, et tegelikult see tiim, millega antud üritus korraldatakse, on päris suur ja sinna taha läheb seda, või selle taga on seda tööd mõnikord nädalate viisi. Isegi kuude, ma arvan, et sinu Kuldnõela kollektsiooni näide on siinkohal paslik, et selles mõttes, et see ikkagi võttis kuid, et see kokku kombineerida. Ja täpselt, ja siis ongi, et sa oled sinu modellid, sinu kollektsioon on 2 minutit laval ja siis sa ise teed ka ühe tiiru ja siis ongi läbi ja siis pead oskama võtta sellest lihtsalt maksimumi. Just.
aga ma küsikski sinult viimase küsimuse. Toh. Ja aeg on nii ruttu läinud, nii põnev on olnud sinuga rääkida, hoolimata sellest, et me suhtleme päris tihedalt. Nii Jaan niimoodi küsitleda siin mikrofonidega. Ma mäletan, mida sina soovitasid mul teha, kui ma siiski olin selline alustav disainer ja ma tean, mida me tookord tegime. Ma tahaks siinkohal karjatada, oh jumal, mida ma rääkisin. Ma võin öelda, mida me tegime tookord. Nii. Kas sa mäletad? Ma ei tea, millisele situatsioonile sa vihjad praegusel hetkel, aga no. Pärast meie esmakordset kohtumist loomeinkubaatoris, kus sind määrati minule konsultandiks. Nii. Siis ma mäletan, minu kõige suurem probleem tollel ajal minu enda arvates oli see, et puudusid müügikanalid. Ja peale seda sai loodud üks pood loomeinkubaatori all. Ja see oli Eesti disaineritele suunatud showroom. Ja, Zero. Ja. Ja see tegelikult sündis peale seda, kui me olime vestelnud. Siin oli kaasatud muidugi rohkem inimesi, aga ma mäletan, et see kujunes, ma mäletan, et täiesti egoistlikult võin öelda, et see kujunes välja meie soovidest ja meie omavahelisest vestlusest. Ja tegelikult jah, et selle Eesti disaini showroomi idee tuli ka suuresti minu toonaselt kolleegilt Helenilt, kes on praegusel hetkel seotud Diana Arno brändiga, aga ma arvan, et sel hetkel, siin on juba ju ka aastaid tagasi. See oli ka hästi õhus see teema, seda lihtsalt ei olnud. Täpselt, et tegelikult sellist pood, showroomi, kus kas või korraldada oma üritusi, kus tutvustada oma tooteid või kus oleks selline esimene müügikogemus, et mida sul üleüldse on vaja selleks, et oma disaini müüa, et seda tegelikult tõesti sellises vormis ei olnud. Ja tollel hetkel oli see, ma arvan, et õige otsus. Ja ma leian täpselt sama, et see tegelikult see kogemus alates sellest, kuidas vormistada saatelehte, lõpetades sellega, kuidas viia tooted alla või mis saab toodetega pärast või kuidas hoida väljapanekut. Kuidas hinnastada või mida iganes. Kõik väiksed nüansid, millega tegelikult algselt niimoodi väike disainer absoluutselt kokku ei puutu. Aga ma tahtsin hoopis sult küsida, et mida sa soovitaksid teha ühel alustaval disaineril, ükskõik tootedisainer, moedisainer, aksessuaaridisainer, ehtidisainer, et ennast nähtavamaks muuta. Teades, et tema eelarve on miinimumi lähedane, kui ta alustab. Nii keerulise küsimuse küsid lõpetuseks. Viimane puremiseks selline. Ma tegelikult südamest ja siiralt soovitaksin läbi mõelda, mis on selle brändi ikkagi olemus. Kellele sa seda teed ja miks sa seda teed? Sest et ma arvan, et tegelikult sealt saavad kõik juba sellised edasised niidikesed ka alguse. Et kui me siin eelnevalt rääkisime sotsiaalmeediast, et kas see on nüüd kõige õigem koht, kus ennast nähtavaks teha, et see sõltub ju brändist. Kui sa lood mingisugust toodet, eset või asja, mis ei ole mõeldud nii-öelda mainstream segmendile, vaid see on väga kindlale nii-öelda kliendi profiilile, siis tegelikult tulekski ju välja mõelda, et kus need inimesed käivad. Võib-olla nad ei käi mitte keegi Instagramis, võib-olla nende jaoks on see juba eilne päev. Või nad ei ole seal mitte kunagi käinud. Või nad ei ole seal kunagi olnud. Võib-olla nad hoopiski kogunevad füüsiliselt mingisugusesse teistsugusesse kohta. Võib-olla neil on omad klubid, võib-olla neil on omad mingisugused muud üritused, võib-olla nad kuulavad mingit väga konkreetset taskuhäälingut, võib-olla nad jälgivad mingisugust väga konkreetset, ma ei tea, YouTube'i kanalit, mida iganes. Aga et selles mõttes, et ma arvan, et disainer ise peaks väga-väga selgeks tegema, et kellele ja miks ta seda teeb. Ja mida ma tegelikult
nii-öelda mäletan või kaasas kannan ka juba loomeinkubaatori aegadest, et tegelikult peaks ka peamine küsimus olema, et miks sa seda teed. Et kas sa teed seda sellepärast, et sa tahad sellest kasvatada suurt äri, sa tahad kiiresti kuhugi eksportima hakata, et suurt raha kohe hakata nii-öelda enda taskutesse kühveldama või siis sa tegelikult mõtled, et tahaks, et see oleks selline hobiäri, võib-olla teen seda oma mingi põhitöö kõrvalt, et see, kuidas sa juba suhtud sellesse ärisse ettevõttesse, et ka need nagu need ärifilosoofiad on minu jaoks nagu nii erinevad ja lähtuvalt sellest ärifilosoofiast ju ka need kanalid, et kuidas sa siis selle enda inimeseni jõuad, et need on ju totaalselt erinevad. Ja et siinkohal ma kindlasti ei taha ühte või teist nii-öelda ärimudelit kuidagi pisendada või halvendada või halvustada, et et mis sa nüüd siin ekspordid või mis sa nüüd ei ekspordi, aga et ma arvan, et iga disainer peab ise tunnetama, et mida ja miks ta tahab teha. Ja täpselt samamoodi, et kui me räägime ka eksporditurgudest, et kas või see, et kes on sinu see edasimüüja või et kes on see, kes hakkab sinu tooteid esindama mingisugusel välisturul, et see on ju ka väga-väga individuaalne ja et need agendid või edasimüüjad või inimesed, ka need peavad olema nii-öelda sinu brändi nägu ja kandma neid samu väärtuseid. Ja täpselt samamoodi, et võib-olla mingites riikides ongi see sotsiaalmeedia võib-olla natukene teisel kujul ja võib-olla see ei toimigi nii, et siis sa peadki hoopis välja mõtlema, et täpselt, et võib-olla ma pean seal füüsiliselt hoopis kusagil jaekettides olema või ma pean hoopis kusagil mingisugusel messil olema või ma pean hoopis mingisugusest muust üritusest osa võtma või ma pean hoopis kusagil mujal laskma endast kirjutada, pean kusagile ma ei tea, teleshow'sse saama, mida iganes. Et see sõltub nii, et ma jätkuvalt keerutan ja ütlen, et minu jaoks ühest vastust ei ole, see sõltub ikkagi brändist. Sõltub brändist. Ja. Ma soovitan omalt poolt siis kõigil kuulajatel, kõigil, kellel on probleem ja kes ei suuda enam endal on küll endal plaani esialgse plaani kokku saanud, kui te ei suuda sellest edasi mõelda ja vajaksid tuge, siis kas nad võivad sinuga ühendust võtta? Jaa, võivad küll. Et tegelikult, kui me alguses rääkisime, et mida mulle meeldib väga teha, mulle tegelikult meeldibki aeg-ajalt olla ka see kõrvalseise silm. Ehk siis, et kui ma kuulan ideed ära, kui ma kuulan mõtted ära, siis kui mul endal lööb selline väike tuluke põlema, et siis ega ma ju vait ei ole, kui mul ikka mingi mõte tekib, et siis ma selle ikka kas või puhtalt nii-öelda edasi arendamiseks, mõtlemiseks või siis ka kas või vastuvaidlemiseks ma selle ikkagi välja ütlen. Sest et ilmselt ma kõrvalseisjana võin ju ka olla potentsiaalne klient, ehk siis, et hea meelega avaldan arvamust. Aga aitäh, Katrin, ja palju inspiratsiooni sulle! Aitäh!